Podcasti nimi on endiselt Backslash ja seekord räägime reklaamist ja muusikast, sest Eestis tehakse väga head reklaamimuusikat. Elavaks tõestuseks kutsusin külla Sander Mölderi, kellel on kõvasti reklaamimussi kogemust nii kodumaalt kui ka piiri tagant. Tere, Sander! Tšau! Ütlen oma nime ka igaks juhuks, Kaarel Täll olen mina, aga lähme siis asja juurde. Podcasti tegemise idee tegelikult sinuga tuli kaugel maal Nissi lennujaamas, mitte see Nissi, mis siin Eestis asub, üks teine Niss. Ja selgus tookord, et olime mõlemad olnud ühe tubli nädala Cannes Lionsi loovusfestivalil ja polnud seal kordagi üksteist näinud enne lennujaama. Aga kui mina käisin seal festivalis siis peamiselt ettekandeid kuulamas, paneele kuulamas, siis sinu elu oli veidi teistsugune. Räägi, mida sa tegid seal Cannes'is? Jah, see aasta oli siis, ütleme, see aasta ei saa öelda, sest ma olin selle esimest kord, aga selle konkreetse festivali raames oli siis kuidagi niimoodi hoopis kujundatud, et me festivalile nagu endale kohale ei läinud, konverentse ühtegi ei kuulanud, vaid otsustasime, et mõistlikum on võib-olla uusi kontakte luua nende õhtuste pidude ja vastuvõttude kaudu, mis päevad läbi toimuvad niikuinii, olenemata sellest, kas sa konverentsist võtad osa või mitte. Et siis seekord see nädal aega mööduski nii, et kella 12 päeval läksin esimesele mingisugusele vastuvõtule. Tüüpiliselt oli see mingi Jaapani kas produktsioonifirma või agentuur või mõni rahvusvaheline muusikafirma või muusikamaja. Tegime seal grilli, rääkisime inimestega juttu, siis juba läksime järgmisele sündmusele ja niimoodi oli neid umbes igas päevas 2 või 3 ja väga palju sellist ennast ikkagi nagu piirolukorda panemist, et tegelikult ju täiesti null tuttavad üldjoontes. Nüüdseks on võib-olla palju nendes firmades tuttavaid, aga tõesti jah, see esmane selline võib-olla minu puhul ka esimene selline kogemus, et kus tõesti lähed näiteks mingi Jaapani produktsioonifirma aiapeole ja esiteks, kui ei räägi ühtegi sõna jaapani keelt, siis suhtluse nagu ülesvõtmine on nagu üsna keeruline. Suhtlust ei olegi ilmselt siis ju? No tegelikult selle ikkagi nagu suhteliselt kiiresti leiab, et ikka leiab mingisugused ühised teemad, aga jah, ta on siuke üsna nagu keeruline ikkagi. Ma pärast jõuame selle teema juurde tagasi, aga ma selgituseks vahepeal ütlen, et Sander tegelikult siis töötab koos ühe Jaapani agentuuriga, millega tehakse siis ka Sander teeb muusikat reklaamidele ja seetõttu siis sinna sattusid. Räägi natuke siis võib-olla sellest poolest, et ma ei tea, ma olen ka terve elu eestlane olnud ja enda müümine ja enda niimoodi tutvustamine kuskil võõras keskkonnas tundub maru keeruline. Kuidas sul see, kas sul on ka enne olnud kogemust niimoodi networkida ennast nii-öelda mingitele võõrastele inimestele maha müüa või see oli sinu jaoks nagu nüüd täiesti uus kogemus, et läksid sinna Cannes'i ja hakkasid lihtsalt siis käid ürituselt üritusele. Ma võin öelda, need on suhteliselt glamuursed peod kohati ikkagi, kus vähemalt oleneb pidudest, aga jah, kui mugavalt sa tundsid ennast niimoodi, ma ei tea, ennast müües? No ma olen jah, nagu ikkagi ka täiesti introvert, et ma tegelikult veedan 98% oma igapäevasest ajast arvutidega, kõrvaklappidega, pilk ainult arvutisse suunatult, peaaegu mitte kellegagi ei räägi ja siis selles mõttes oli see kogemus nagu hästi nagu lahe ja silmi avav ja võib-olla nagu meenutas mingisugust minu jaoks nagu 10 aasta tagust aega, kus ma käisin rohkem nagu muusikafestivalidel umbes sarnase eesmärgiga, et lihtsalt erinevate inimestega tutvuda, aru saada, kuidas inimesed erinevates maailma nurkades elavad, miks nad sellist muusikat teevad või miks nad teistsugust muusikat teevad ja praegu selles mõttes oli jällegi nagu hästi kihvt, et ma kuidagi avastasin endas mingi sellise ikkagi energia inimestega nagu suhelda või kuidagi nagu leida seda
või otsida neid ühiseid teemasid ja tõesti oli, eks seal on palju seda sellist nagu pealispindsust on ju, et kui kaugele sa ikka jõuad nagu sellise 10-minutilise või 20-minutilise jutuga on ju, aga tegelikult üllatavalt palju on ikkagi inimesed inimeste pärast seal mitte ainult niimoodi, et hakkame nüüd kohe on ju äri tegema, vaid pigem ikkagi täitsa ajasime inimeste moodi inimeste jutte, rääkisime päris eludest ja päris asjadest, et selles mõttes oli nagu täitsa kihvt. Mul on endal üks kummaline networkimiskogemus. Käisin New Yorgis ühel ka konverents spordiajakirjandusega seonduvalt ja siis oli päevagraafikus oli siuke, ma ei tea, äkki oli 45 minutit pandud kirja, et see on aeg networkimiseks. Mina ka ei teadnud, mis see nagu tähendab täpselt või mis see endast kujutab, aga siis see nägi välja nii, et kõik inimesed tulid saalidest välja, said koridoris kokku ja lihtsalt tuimalt vahetasid visiitkaarte nii kiiresti kui said. Ja mulle tundus, et võidab see, kellel on lõpuks rohkem visiitkaarte. Mul ei olnud visiitkaarti ja ma olin seal väga nagu eksinud. Huvitav, et see trend on ikkagi nagu vähemalt, ma ei tea, kuidas see mujal on, aga ma ei ole nüüd nii palju kuskil käinud, aga vähemalt seal tundus, et sellist visiitkaartide jagamist tegid küll ainult jaapanlased. Et nendel tõesti oli nagu need sellised patakad visiitkaarte nii jagamiseks, kui siis need, mis nad on juba kokku kogunud on ju. Et isegi nagu seal Jaapani pidudel käies, mul on praegu nagu ikkagi, ma arvan, et siuke 10 sentimeetri paksune visiitkaartide kuhi on kodus, mis ma ainult Jaapani pidudelt nagu kaasa haarasin. Et see on huvitav, jah. Kas sul oli sellest kasu ka? Praeguseks on, ütleme, kuu peale on möödas sellest Cannes Lionsi festivalist, sina käisid seal networkimas. Ma olen varem ka kuulnud, et eestlased käivad seal, aga sa oled lihtsalt huvitav ja äge näide, et teistele ka rääkida oma kogemusest. Kas sellest kogemusest oli kasu ka sulle? Tunned juba praegu? Jah, väga mitmes mõttes, et üllatavalt tuli sealt isegi nagu 2-3 sellist väga konkreetset tööpakkumist, et ma ei olnud sellega tegelikult nagu üldse arvestanud või see ei olnud nagu see idee, pigem oli lihtsalt see, et natuke korra aru saada, et mis, või nagu ütleme, lahustada peas enda sellises Eestis väga kergelt tekkivat sellist kuidagi nagu kinnist olekut või jah, et mulle tundus, et ma nagu mingis mõttes nagu pean minema sinna lihtsalt selleks, et korra aru saada, kuidas maailmas nagu asjad toimuvad või kuidas siin, ütleme, Cannes'i näitel siis nagu Euroopas reklaami maailmas asjad toimuvad, aga jah, et sealt tuli paar päris konkreetset nagu töö asja ja mulle tundub, et ka üldine selline, et nagu see lõi nagu mu peas mingisugused asju nagu selgemaks, et mida ma võib-olla, mis suundades ma ei taha nagu edasi minna ja mis suundades võib-olla nagu tahaksin ja milliste inimestega nagu näeksin edaspidi koostööd ja milliste inimestega mitte ja kui jah, et mulle tundub, et seal on tihtipeale veel nagu taustal see, et missugune see, ütleme, see muusika loomise seisukohast, me jõuame sinna ka tegelikult, ma nägin juba su küsimusi ette mõnda, aga et kuidas sellesse reklaamimuusikasse siis nagu suhtuda, on ju. Et kas ta on, et kui tõsine või missugune ta sellise nii-öelda, ma ei taha seda sõna kasutada, aga nagu päris muusika kõrval on ju, et seal kuidagi tekkis ka sellest nagu üllatavalt nagu lahe arusaamine ainuüksi nagu ühe nagu näite põhjal, kuhu ma siis muusika ise kirjutasin ja nüüd läks juba väga segaseks ja mõttelen ka, aga... Mõtte tegelikult, ma olekski jõudnud ka oma jutuga sinna, et kas sa sellest nagu kogu sellest üritusest inspireerusid. Cannes Lions on minu jaoks ainult siuke suuremat sorti inspiratsiooniüritus, et ma seal käin, aga ma käin seal teistsugust asju tegemas kui sina. Kas sinna, ma kokkuvõttes su vastusest saan aru, et sa inspireerusid ikkagi, sa said sealt mingisuguseid uusi, mida rohkem suhtled, seda rohkem ka tuleb mingit uut sellist inputi. No jah, ikka on täpselt nii, et mul kuidagi tundubki see, et vahepeal on vaja, seda ma mõtlesingi, et on vaja nagu segada
seda enda mõtet või kuidagi, et kui sa Eestis paned, ütleme, mul on tõesti see sama, et mis ma ütlesingi, et istun 98% oma ajast selle arvuti taga, teen neid ühte asju, ma tegelikult isegi nagu ei jõua väga palju jälgida, mis nii-öelda maailmas toimub või ma ei jälgi mingid portaale või mingisuguseid trende eriti või tegelikult ju ei õnnestu suhelda täiesti uute inimestega, niimoodi nagu nullist, on ju. Et sellises mõttes, sellist laadi konverentsid või nende ümber, ütleme, tiireldes kas või on ikkagi nagu hullult inspireerivad, et tõesti need inimesed, need eventid, millised võimalused on, millised nagu, mida üldse inimesed räägivad, on ju, et näiteks meile sattus sinna meie ööbimiskohta lihtsalt kohvile üks AI-ga tegelev USA, ma ei tea siis, ärimees või ühe firma asutaja, kes nüüd muide töötab ka ühe Eesti firmaga koos ja siis tema, ütleme sellises 10-minutilises kohvil olemise ajal või ajast tekkis juba nagu nii tugev selline positiivne nagu kuidagi motivatsioon mingisugust asju teha, et siis see ongi nagu see mingis mõttes nagu see põhjus, miks käia sellistel konverentsidel, et korra esiteks nagu lükata ennast sellest mugavustsoonist nagu välja ja sealt kaudu siis võib avastada ka nagu mingeid inimesi või näha, et mismoodi asjad toimivad mujal. Lennujaamas mulle tundus küll, et sa oled üsna väsinud sellest nädalast, et see töö nagu ei olnud selles mõttes mingi lihtne asi, ei ole see, et lähed lihtsalt ja inimesed ise tulevad sinuga rääkima, ise tuleb vist tööd teha ja sa pead ööpäeva ringselt olema valmis, jah? Ei jah, seal tuleb seesama, millest me alguses rääkisime, et kuna ma olen ka ikkagi nagu niimoodi tahte järgi, ma olen ikkagi suhteliselt introvertne inimene, et siis seda nagu iga päev, ütleme 12 tundi päevas nagu endast välja tirida, et sa nüüd räägid ja leiad neid teemasid, millest rääkida, siis see tõesti oli nagu üsna kurnav lõpuks. Lähmegi siis nagu sammukese siis edasi või ma ei tea, mõngis mõttes ka tagasi. Sa oled reklaamimuusikaga olnud seotud 10+ aastat. Hästi üldiselt võttes võib-olla, et kuidas see siuke originaalmuusika osakaal või tähtsus praegu sulle tundub, et kas originaalmuusikat suudetakse hinnata reklaamis, kas sinusugustele meestele on tööd piisavalt, kuidas selline üldine olukord on? Ja võtame, võib-olla võid eraldi isegi võtta, et Eesti ja ka, ma ei tea, üldmaailm. Sellele on hullult raske vastata, sest ma näen seda, ütleme, sellist mitte hala, aga hirmu ikkagi selle tuleviku ees selles valdkonnas päris palju. Igasugustes, ma ei tea, Facebooki foorumites, kus ma olen ja tõesti on palju muusikuid, kes ilmselt nii AI kui siis igasuguste muude, kui lihtsalt selle praeguse nagu paljususe tõttu oma töö kaotavad või see muutub. Mul isiklikult hetkel on kuidagi olnud nagu õnn olla nagu vastupidises olukorras, et minu jaoks on praegu nagu mingi nool on hoopis nagu ülesse või selline, et mulle tundub, et selline, kuidas siis öelda, nagu selline käsitöö muusika loomine on minemas hoopis rohkem hinda, et näiteks ühe praeguse tööga just klient kirjutas umbes sellise kommentaari, et kas sa saaksid selle umbes mingi kitarri välja vahetada, et see kõlab liiga nagu stock või liiga AI või liiga nagu standard, et tahaks ikkagi nagu, et seal oleks mingi eriline human touch nagu juures või mingi nurgelisus, mida ei saa saavutada, ütleme, mida tavaliselt ei tehta nii-öelda stock-muusika variantidesse, ega AI ei suuda ka neid välja mõelda, sellepärast, et tal on jälle nagu teistsugused piirangud veel on ju. Käsitöö muusika oli väga lahe väljend, kas see on käibel olev väljend või? Ma lihtsalt tuli kuidagi nagu, või ma arvan, et see mingis mõttes ju see bespoke music või kuidas sa ütlesid selle kohta, see nagu originaalmuusika. Ja. Et mingis mõttes ta on nagu muutumas, võib-olla isegi nagu rohkem nagu käsitöö muusikaks või selliseks nagu isegi võiks kohati öelda nagu selliseks kunstniku muusikaks.
et või noh, muusik kui kunstnik, et jah, ma jäin nende ülejäänud toodete peale mõtlema, et kus meil need käsitöö šokolaadid ja käsitöö õlled, väga populaarsed käsitöö džinnid, kõik asjad tulevad, on ju, et siia, need on natuke kallimad, nad on paremad, nad on hinnas, nad ka trendivad omamoodi, ehk siis siin on oma mingi loogika olemas, et miks käsitöö muusika reklaamis võib ka olla nagu ikkagi trend. Ei, täitsa, jah, tundub, pluss mulle tegelikult nagu, noh, näiteks kas või selle sama Jaapani suunal nagu tundub, et see on nende jaoks nagu kuidagi väga eriline, kui keegi konkreetselt mingisugune, ütleme, inimene, kellele sa saad nagu näpu peale panna, noh, põhimõtteliselt tegeleb sinu firma, ütleme, jaoks heli loomisega konkreetselt, et neil on, et see ei ole lihtsalt mingisugune imaginaarne kuskil keegi mingisugune tegelane või kuskilt mingisugusest X pangast võetud mingisugune asi, on ju, vaid see on, isegi kui see võib-olla lõpuks kõlab samamoodi või on nagu väga sarnane või mis iganes, on ju, neile on nagu oluline see, et mingi tegelane kuskil selles riigis päriselt nagu tegeleb sellel hetkel selle asjaga ja sellel on nagu mingi oma lisa nagu väärtus, mulle tundub. Väga hea. Palju sa oled üldse nüüd jällegi sinna Jaapani juurde natuke aja pärast korra veel tuleme, aga ma saan aru, välismaalt tööpakkumisi tuleb, aga kui palju sa oled siin nüüd Eestis saanud ikkagi näiteks teha, ütleme viimaste aastate jooksul, on sul Eestist ka tööd või kuidas see Eestis see konkreetne turg sulle paistab, kui nüüd puhtalt loojale, et kas jõuab sinuni tellimusi ka Eestist või on Eestisse natukene ütleme, unarusse jäänud see muusikultelt käsitöö muusika tellimine? Eestis on, ütleme, 2 käe sõrmedel üles lugeda need firmad, kes kuidagi nagu võib-olla oma nagu turunduses mõtlevad selle peale, et kas siis teha mingi väga konkreetse artistiga näiteks koostööd, on ju, et või siis tõesti tellida mõnelt, ma ei tea, konkreetselt heliloojalt mingi asi või siis ühesõnaga jah, et nii-öelda seda nii-öelda originaal või kuidas me ütlesime, see käsitöö muusikat nagu kasutada, on ju. Et seda on jah, mulle tundub, noh, ilmselt paljudel põhjustel kuidagi nagu olnud vähem viimase, ütleme, 5-6 aasta jooksul mulle tundub. Et ütleme, et kui ma alustasin rohkem reklaamiga toimetamist mingi 2009 või 2009 umbes, jah. Et siis mulle tundus küll, et on nagu noh, et need firmad on tegelikult siiamaani põhimõtteliselt need samad, aga siis nad nagu tegid tol hetkel nagu rohkem või kuidagi, võib-olla need tööd jõudsid lihtsalt minuni tol hetkel rohkem, et tol hetkel oli nagu vähem võib-olla seda, et võeti kuskilt pangast või leiti nagu see kiire lahendus, sest noh, selgelt on mingis mõttes on ju ka arusaadav see, et see on ikkagi nagu konkreetne nagu rida seal budgetis on ju. Ma kuulen, peamiselt olen ka kuulnud ikkagi selle rahamuret või rõõm ja mure korraga, eks ole, aga et see on mingi koht, mille peale väga palju ei kulutata. Noh, jah, ta tihtipeale tahab nagu viimasena tulla. Sorry, et ma kogu aeg kuidagi siuke energiat on palju, aga ta kuidagi nagu tihtipeale tahab nagu viimaseks jääda, et mulle hullult meeldiks, kui me saaks vahepeal nagu teha ka teistpidi, et näiteks, et on mingi muusikapala või mingi muusikapala, mille ma siis konkreetselt nagu loon ja siis sinna peale hakkab kõik see muu nagu ilmuma või kogu see story või see asi, et vahepeal jah, selliseid lahendusi tahaks ka näha ja mulle tundub, et see protsess aeg-ajalt siin oli nüüd äkki paar kuud tagasi oli üks Tallinn Music Weeki raames üks kirjutamise laager vist Far Musicus, kus nad täpselt niimoodi siis nagu mõtlesidki, seal oli üks saksa tüüp, ma absoluutselt nimesid ei mäleta praegu, aga tema nagu Euroopas üritab nagu juurutada seda süsteemi, et ongi Music First on selle asja nimi, et põhimõtteliselt, et noh, siis tegelikkuses on, kui niipidi läheneda, siis on seda reklaami või seda tootevideot ka kuidagi nagu coolim teha niimoodi, et sul on kohe see muusika essents on nagu seal olemas. Et no mingis mõttes seal üks näide vist oli üks Fanta töö, mille tegid äkki Karl Killing ja Andres Kõpper ja minust oli seal tiimis kedagi veel, vabandust, et mul ei tule meelde kohe,
aga et nad siis sisuliselt nad tegid nagu need muusikud tegid neile juba selle nagu sellise reklaamfilmi nagu drafti ka ette, et nad tegid oma selle loo, kus nad siis samplesid ala selle Fanta purgi mingisugused hääli, tegid sellest nagu muusikapala ja siis kuidagi filmisid nagu ise sellega nagu lahedalt kokku, et huvitav nagu kus maailmas me praegu elame, et need samad muusikud siis justkui nagu juba nagu on võimelised ka nagu tootma selle, ilmselt mitte lõpliku, aga mingisuguse sellise variandi sellest nagu reklaamfilmist, et kõik kuidagi nagu seguneb oma vahel niimoodi kihvtit. Kui kõpper on pundis, siis on kõik võimalik, eks ole. Jah, täpselt. See võib-olla isegi selle osa nagu täpsemalt välja jätta praegu, et kuidas sa sinna Jaapanisse jõudsid, sellest sa oled mõnikord ka rääkinud ja internetist leiab ka selle kohta infot, kuidas see kokkupuudet nagu algas. Aga see kokkupuude on teil ikkagi kestnud juba nüüd päris head aastad ja sa oled saanud päris palju sellist nii-öelda välismaist kogemust ja siis ka võrrelda omakorda jällegi nii-öelda Eesti koostöödega. Võib-olla mis siis on see kõigemad mingid üllatused või ka erinevused, et kuidas on välismaal töötada, kas mõni asi on parem, mõni asi on kehvem, võrreldes sellega, et kui sa töötad siin Eesti inimestega. Eestis on ikkagi on ikkagi nagu hullult hästi kõik. et ütleme kõikidel tasanditel, kui me räägime nüüd ainult reklaamist ja reklaamimuusikast, et siis kõikidel tasanditel, millega üks reklaamimuusikat loov helilooja nagu kokku puutub, tõesti on väga hästi, et meil on super produktsioonifirmad, väga lahedad loovinimesed ja agentuurid on ju, et ja ainuke asi, mis mulle tundub, mis kohati võib-olla, mis roll on puudu, mis mujal maailmas on olemas, on täpselt selline muusikamajade või nagu selliste muusikaliste ülevaatajate vahelüli, mida mujal on, mis on nagu tava või standard mujal, et ütleme seal ei juhtu minu arust väga tihti seda, et agentuur võtaks otse heliloojaga ühendust, vaid pigem on vahel veel mingisugune suuremat sorti muusikamaja, kes siis manageerib seda nii-öelda seda heli tootmist või muusikapala tootmist. Et see on võib-olla nagu suurim vahe ja mulle tundub, et see kohati oleks ka Eestis vajalik, et lihtsalt oleks inimene, kes oskab tõlkida sellise reklaamiagentuuri ja kliendi poolt tuleva info muusikakeelde või muusikutele arusaadavasse keelde ja siis samamoodi teiselt poolt oskaks muusikute nagu sellist frustratsiooni nagu natukene pehmendada sinna agentuuri ja produktsioonifirmade poole. Et tihtipeale mulle tundub, et see on nagu selline hästi, hästi lihtne koht, kus on nagu võimeline või nagu on hästi lihtne tekkima nagu mingisugused arusaamatused või segadused, et seal mulle tundub, et võiks olla nagu ikkagi mingisugune vahelüli veel vahel. On meil mingisugused vahelülid olemas ka siin või see tuleb hakata praegu leiutama? No meil tegelikult nagu ei ole, selles mõttes, et see on jäänud, mulle tundub, et nagu produktsioonifirmade, ütleme, kapsaaeda see roll, et nagu seda tõlketööd teha, aga mulle tundub, et tegelikult on seal ruumi ikkagi nagu veel ühele vahelülile, kes siis, ütleme, pehmendab nagu muusikute jaoks seda põntsu, et ma mäletan praegu Leslie Laasner aastaid tagasi rääkis mulle seda, kuidas ta ka tegi mingisugust reklaamitööd ja siis tegi oma selle loo valmis on ju ja siis tuli see, ma ei tea, võib-olla ta tegi endale seda, võib-olla tegi mingi teisele firmale või mõneta, aga et kirjutas selle loo valmis ja siis tuli see tagasiside, et tahaks seda muuta ja midagi on ju ja siis tuli see, ma ei hakkasin midagi muutma, see on nagu, ma tegin siukse loona, kõik, et põhimõtteliselt nagu, siis ongi see, et kuidas, et on vahetevahel, mulle tundub, et on vaja nagu sellist, ütleme, mis see rahvusvaheliste suhete inimene nüüd on, kes erinevaid riike esindab kuskil teises riigis.
diplomaat, jah, täpselt, et nagu sellist natuke diplomaadi tüüpi tegelast on vaja nagu seal vahele, kes nagu noh, ütleme, sest noh, tihtipeale on nii, et sorry, ma jään nii pikaks rääkima, aga tihtipeale on nii, et need kõik loovinimesed, kes seal on omavahel üsna nagu sellistes õrnades suhetes või nagu, et hästi lihtne on seal võib-olla nagu sõnadega kellelegi kuidagi liiga teha või eriti kui on näiteks mingisugune helilooja, kes esimest korda kirjutab reklaamimuusikat, siis hästi lihtne on solvuda nende sõnade peale, mis võib-olla tagasisideks tulevad. Et siis on hea, kui seal on keegi vahel, kes on kas seda palju teinud või oskab seda kuidagi nagu niimoodi arusaadavalt väljendada, et see ei ole enam solvunud. Kuna seda inimest vahel ei ole, siis sulle öeldakse suht tihti halvasti, on ju? Ei, mitte halvasti, aga lihtsalt nagu vahepeal tundub jah, et see oleks, pluss mulle tundub, et päris palju töid saab ikkagi niimoodi nagu paremini, kui panna inimese omavahel koostööd tegema, et noh, näiteks, et kui pöördutakse isegi minu poole, ütleme Sander Möldrina mingit asja kirjutama, siis päris tihti on see, et ma üritan kaasata muusikuid või teisi heliloojaid, kes, ma ei tea, konkreetset žanrit nagu paremini tunnevad või oskavad kuidagi nagu või keda ma näen näiteks produtsentidest tänapäeval, et kes võiks midagi sarnast nagu kiiremini või paremini teha kui mina, on ju. Et siis ma alati proovin ikkagi nagu kaasata ja olla ise ka nagu seal kambas, et siis tegelikult see lootus, et me saame klienti nagu rahuldava tulemuse on ikkagi nagu oluliselt parem või see protsent on nagu parem. Ütle siis kuidagi võimalikult ausalt, et sa teed nii-öelda päris muusikat päris palju, suurte kuulsate muusikutega koos ja sellised mingid teosed päriselt ja siis sa teed reklaamimuusikat, mida on nagu keeruline minu jaoks sinna nagu samasse võrrandisse panna. Kõlavad kuidagi erinevalt, ütleme stiilis üks on suur kontsert koos Kristjan Järviga, teine on mingi törts reklaamimussi. Aga kuidas see sulle kui loojale siis nagu, ma ei tea, see protsess on? Kas seal on sinu jaoks ka nagu mingisugune erinevus sees, kui sa teed nii-öelda vabatahtlikult seda, mis sinu seest tuleb või sa teed seda tellimuse peale reklaami? On nad sinu jaoks väga erinevad või on nad tegelikult suht sarnased tööd? See on nagu keeruline küsimus mingis mõttes, et ma proovin sellele mitmest nurgast läheneda. Et näiteks klassikalises muusikas on ka selline asi olemas nagu tellimus, et sul tellitakse näiteks, ma ei tea, täna just oli jutuks, et sul on tšellole ja viiulile, Eestis ei ole repertuaari on ju duole, et meil oleks vaja nüüd kirjutada tšellole ja viiulile 10-minutine lugu, on ju. Et see tulebki stiilis selline tellimus. Keegi ütle sulle jah, et mis seal võib-olla see ideestik peab olema. Aga deadline on ikka juures. Aga deadline on ikka juures ja sul on nagu mingisugused raamid, on ju. Et mingis mõttes on see reklaamimuusika natuke minu jaoks nagu sarnases võtmes. Ma võtan teda, et ma ei lähe reklaamimuusikat kirjutama niimoodi, et viskaks midagi kokku, on ju. Et ma ikkagi lähen sinna samamoodi nagu heli looma või otsima seda mingisugust nagu nurka, isegi siis, kui seda mõnikord seal, kui seda võimalust nagu ei anta isegi, on ju, mõnikord on need referentsid nii kuidagi kanged ja nagu järsud. Et jah, selles mõttes on see nagu keeruline koht, aga mulle isiklikult tundub, et ma ütleme selline 70% reklaamimuusikast ma lähtun ka täiesti nagu enda sellisest loomingulisest, ma ei tea, puhangust või sellisest nagu... Selle eest sulle tegelikult ju makstaksegi mingis mõttes, et nad saaksid seda käsitöömuusikat. Täpselt, jah. Ja mulle tundub, et kohe, kui ma nagu hakkan endale valetama või midagi muud nagu tegema, siis see ka tegelikult kaotab selle väärtuse. Et ma olen nendes olukordades ka küll ja küll olnud, kus palutakse midagi teha, mis ei ole nagu päris minu kapsaade või ma isegi tunnen nagu teatavat mingit nagu vastikust selle tegemisel. Mõtlen, et okei, et võib-olla täna õnnestub nagu selle tasu eest see töö ära teha, aga siis tegelikult üsna kiiresti nagu saad aru, et kui sa ei ole nagu õige inimene selle jaoks, siis tegelikult sa ei saa ka nagu oma südant sinna siis, või nagu sa ei saa seda lihtsalt niimoodi nagu teha minu arust. Ma küll teen väga palju
erinevates nagu sellistes nii-öelda žanri määratlustes võib-olla mingeid asju, aga see ei muuda nagu seda muusikat minu arust. Ma ei tea, kas see on kuidagi loogiline või. Et ütleme, et minu jaoks tegelikult nagu ei ole vahet, et kas see väljendusvahend on metal või country või klassikaline muusika. Et pigem seal on, et nagu oluline on seal mingi muu asi, mingisugused nagu, ma ei tea, need sisemised harmooniad või see ideestik või see mingisugune muud mõtted. Enne natuke puudutasime seda teemat, aga korraks käime ikkagi läbi väga, ei ole turundussaadet, kus ei räägita tehisintellektist ja mõjutab meid kõiki, mõjutab tekstiloojaid, mõjutab muusikaloojaid, mõjutab visuaalide loojaid, ideede loojaid, kõiki. Kuidas sa tunned siis, millised on sinu suhted, kas ise ka lood AI-ga koos midagi, harjutate koostööd, hoiad eemale, kuidas läheb? Hästi. Teete koos või? Olete sõbrad? Jah, kusjuures meil on nüüd tulemas just 10. augustil üks ballett Leigol. Leigo 25. juubeliks kirjutasime ajuteemalise balletti, kus on kaastegevaks näiteks ajuteadlane Jaan Aru ja veel ühesõnaga palju tegelasi. Ja siis sellega seoses alguses mõtlesime, et okei, aju ja AI on praegu veel nagu ekstra kuidagi tihedas olukorras, et jätame lihtsalt ise selle nagu muusikas AI kasutamise nagu kõrvale, et on nagu kuidagi tundus nagu, ütleme, stilistiliselt nagu kuidagi ebamugav minna sinna, et meil on, et me kuidagi üldse nagu kasutame seda AI-d või ma ei tea, nii palju kui ma olen kuulnud neid igasugused AI katsetusi, siis sellel on mingi teatav nagu selline plastilisus või plastikalisus või plastikulisus küljes, mis mind nagu häirib veits ja siis ma olen nagu alati selle kõrvale jätnud. Aga siis me ikkagi mingi hetk nagu mingisuguses olukorras nagu katsetasime ja leidsime, et tegelikult on ikkagi päris cool'isid lahendusi nagu võimalik niimoodi leida, et nagu ühendada just, et natuke on siis AI, siis lõikad selle kuidagi katki ja siis saad ennast sinna nii-öelda sisse panna sellesse muusikasse ja siis mis ma nagu long story short tahan öelda on see, et mulle tundub, et selle AI nii-öelda muusikasse tulek on kindlasti nagu lahe ja mind huvitab, kuhu see edasi läheb ja ma otsin oma nagu selliseid puutepunkte sellega kindlasti. Samas Cannes Lionsil eelmisel aastal oli Will I Am rääkis pikalt ja laialt sellest, kuidas tal oli ka mingi omapoolne kasutegur seal sees, et ta üritas mingisugust äppi ka promoda, millega koos on väga hea muusikat kirjutada koos robotitega. Aga ta väitis, et ta ei kujutaks enam juba mõnda aega ette, et ta teeks midagi ilma või et Black Eyed Peas teeks ilma midagi. No tehnilises mõttes on see tõesti läinud sinna maailma minu jaoks ka, et ma päris palju kasutan miksimise ja masterdamise osas AI-d või nagu mingid AI lahendusi, mis lihtsalt kiirendavad seda protsessi, et võib-olla ma seal midagi parandan ja teen, aga lihtsalt need kuidagi need sellised programmi jupikesed on läinud ikkagi nagu nii heaks, et tõesti nende abil saab lihtsalt väga palju kiiremini nagu selle tulemuse, mis vaja. Tuleme lõpuks siia Eesti skeenesse korra kuidagi sisse tagasi. Ütleme, et sa oled siin nüüd teinud juba nagu tegelikult selgus, et 15 aastat umbes juba, kui 2009-st hakkasid tegema, on olnud erinevaid aegu ja nii edasi, tellimuste hulk on natuke muutunud, sellest oli ka juttu, aga kui sellises üldises plaanis mõelda, et kuidas nagu bränd ja potentsiaalne nii-öelda muusikaline pool, mis temaga võiks kaasas käia, ütleme siuke muusikaline CVI näiteks, kas selles on mingid arengut olnud näha ja kas me liigume nagu selles suunas, et brändid ja muusika kuidagi saavad rohkem kokku või tegelikult on teatav paigalseis näiteks hoopis? Ma ise nagu seda paigalseisu otseselt ei tunneta, sest ikka aeg-ajalt nagu iga natukese aja tagant tuleb mingisugune nii tugev muusikaline bränd
või muusikat, ütleme siis jah, kuidas seda siis öeldakse, helilogo näiteks või mingisugune selline, et siis jälle nagu, aga mulle tundubki, et see on võib-olla nagu ajast aega, et sama, et noh, tegelikult nagu enamikel brändidel nagu justkui ei ole tegelikult vaja seda, et nendel tegelikult puuduvad need platvormid, kus seda nagu adekvaatselt kasutada ja võib-olla ei ole, sa vaatad siukse pilguga, et ei, jäin lihtsalt mõtlema. et jah, et mulle tundub, et see lihtsalt nagu kuidagi, et ongi nagu kuidagi lainetab, et vahepeal on neid nagu rohkem ja tihedamalt ja siis kasutatakse jälle ja siis jälle kuidagi nagu muutub nagu ebaolulisemaks ja siis jälle kuidagi nagu tuleb tagasi, et ma ei oska nagu öelda, mul on endal, ütleme, mingi 5 sellise brändi, isegi rohkem võib-olla, ütleme 5-10 sellise brändi loomisega nagu olnud kokkupuude. Kõik nendest ei ole päriselt elus nagu töösse läinud või päris ellu. Mõned on ja ma ei oskagi nagu seda, ma ei oska siin nagu vist mingit lõplikku sellist nagu joont alla tõmmata, et mis see seis siis nagu päriselt on. Panen siia lõppu veel ühe ebamugavama küsimuse ka igaks juhuks, et jällegi peamiselt kuuleme, et ei ole raha ja nii edasi. Kui kallis sa siis oled? Ütleme, see ei ole nüüd täpselt sinu kohta, aga ütleme, et sinu tunnetuse järgi, kas see tegelikult on nagu hinnaline asi, see, mida te teete, kui tellida käsitöö muusikat? Ma tahaks küll nii mõelda, et on, et huvitaval kombel on see väga erinev erinevates riikides, et praegu viimaste selliste kokkupuudete koha pealt näiteks, ma ei tea, Indias, Singapuris, Jaapanis, Saksamaal, USAs, Kanadas. Sa oled nende kõikide riikide brändidega koostööd teinud siis, ütleme nii? Mingil, ütleme niimoodi kuskilt niimoodi natukenegi, et lihtsalt nagu täiesti erinevad ja see on ja sõltub nagu väga hullult ikkagi nagu sellest brändist või brändi enda nagu suurusest ja igasugustest asjadest. Mõnikord on lihtsalt nii, et sa juba nagu heliloojana tahad selle brändiga koos töötada ja see budget põhimõtteliselt ei ole nagu oluline, on ju. Et ma ei tea, see on nagu selline väga, väga erinev nagu turuti. Pikka juttu kokkuvõtte, ma arvan, et jah, võikski selle saate puhul olla see, et ikkagi tasub mõelda selle käsitöö muusika peale, on ju? Ei, ma arvan küll, jah. Selles mõttes, et see on selles mõttes kindlasti üks nagu selliseid lahedaid asju, mis praegu jäin lihtsalt ühe viimase töö peale mõtlema, et lõpuks ma teen neid võib-olla muudatusi, on ju, 120 tükki, on ju, või võib-olla mitte 120, aga 20 või 50 tükki ja ma siis nagu nii-öelda nõelungi selle väikse koha natukene ümber, et lihtsalt sellesse pilti või selle brändi esile tõstmiseks see koht nagu oleks tugevam või parem või mis iganes, on ju. Et see on nagu minu arust selle asja võti, et ühegi teise asjaga, ei AI-ga, ei mingisuguse library muusikaga, sa ei saa nagu seda tulemas, sa ei saa enam nagu seda teha. Kui sobib ilma, jumala fine, aga lihtsalt kui tahta sellist nagu ikkagi täpselt seda sama käsitöö asja, siis see on ainuke võimalus tänapäeva. Ja kliendid kõik panid kõrva taha, et Sander Möldrilt muusikat tellides võib umbes 120 korda paluda selle ühe koha timmimist. Muudatusi, täpselt, jah. Ja teeme lõpu peale, sest et on sul midagi veel hingel või midagi, saad praegu rahuliku südamega ära minna või tahaks midagi veel öelda? Ei, päris avaralt oleme ju arutanud seda teemat. Et mis mul võib-olla kõige rohkem on endal kuidagi hingel ongi see sama selline nii-öelda quote on quote päris muusika ja siis reklaamimuusika nagu vaheline seisukord. Et me üritasime seda korra siin niimoodi nagu õrnalt nagu avada, aga see vist ei seda ongi kuidagi nagu keeruline ikkagi tunnetada, et mõnikord see reklaamimuusika on rohkem päris kui see päris muusika
ja mõnikord on päris muusika rohkem päris kui päris muusika. On jah, ongi tegelikult nii-öelda ei tasu ära unustada, et ka päris muusika maailmas tehakse asju kuidagi kehvalt. Ma ei tahaks öelda kehvalt, aga üle aisa kuidagi. Ei, see vist isegi ei ole nagu see kehvalt või üle aisa ei ole nagu point, vaid pigem see, et tehakse mingisuguse nagu vale eesmärgiga. Ma arvast, see on see, mis selle, ma mäletan kunagi Quincy Jones ühes oma intervjuus või oli see äkki Quincy Jonesi filmis, kus ta ütles, et kui ma stuudios hakkan raha peal mõtlema, siis Jesus will leave the room või umbes midagi sellist, et umbes, et siis on kohe see nagu, et kui ma mõtlen, et kas ma teen selle otsuse, mis ma tean, et ütleme, et panen siia selle saksi käigu, sest ma tean, et see saksi käik nagu toob sellele loole veel 1 miljon kuulamist juurde, on ju, et kui ma panen selle siia, aga ma ei ole nagu muusikaliselt päris sellega nagu sina peal, siis sellel hetkel nagu sa kaotad nagu selle asja sealt välja. Ma ei tea, kas see nagu on mingi loogika, aga kuidagi, jah, mulle tundub, et ikkagi nagu asju ikkagi nii mõlema nii-öelda päris muusika kui reklaamimuusika puhul teha nagu hingest, siis see on see võti ikkagi. Hea mõte, millega lõpetada. Teeme asju hingega, siis asjad on õiged. Aitäh, Sander, et tulid külla ja näeme juba järgmises saates.